See on ebanormaalne ju. Kui pedofiil on tunnistatud süüdi, siis ta on süüdi ja ta on elu lõpuni. Ta ei tohiks töötada lastega koos asutuses. Ta tohiks, see inimene, temal pandi käed rauda sellel samal territooriumil, selles samas tallis. Ja täna 5,5 aastat hiljem ta kõnnib seal edasi. See on minu jaoks ebanormaalne. Kirjeldab uskumatuna näivat olukorda ema, kelle toona vaid 13-aastast tütart Ihaste ratsakooli endine treener Marko Villemson korduvalt seksuaalselt ära kasutas. TV3 uudistele teada olevalt jõudis toona kohtusse mitme alaealise tüdrukuga seotud seksuaalse kuritarvitamise juhtum, kuid tegemist olevat olnud aastatepikkuse mustriga. Ihaste ratsakooli endine treener Marko Villemson mõisteti pedofiilias süüdi 2020. aastal. Reaalselt pidi mees vangis istuma vaid 6 kuud. Kas Tall tol ajal vabandas minu ees või lapse ees? Ei! Nad tegelikkuses ei võtnudki seda süüd nagu tõsiselt. Pigem mu laps nagu heideti sealt välja. Nad ei uskunud lapsi. Ma ei olnud tol ajal võimeline sellest loost rääkima, sest mul oli vaja lapse ennast ja kogu meie perekonda uuesti üles turgutada. Aga mulle väga tegi haiget see, et Tall uskus Markot, mitte meie lapsi. Talli juhataja Kaire Kalm selgitab, et ta palus pedofiilias süüdi mõistetud Marko endale siia samma appi, et õpetada hobuseid vankri ees käima. Oma avalikus pöördumises Ihaste ratsakooli lehel pisendab Talli juhataja Kaire Kalm Villemsoni süüd, öeldes, et ka kohtusüsteem ei suuda alati kogu tõde välja selgitada. Vaimne survestamine ja elukvaliteedi piiramine võib panna ka süütud oma süüd tunnistama. Veel kirjutab Talli juhataja, et kogu tõde ei tea me keegi. Aga fakt on see, et Markot tean ma juba nooruspõlvest saati. Tema hobuste treenimise meetodid ja teadmised on raudvara, mida tuleb edasi anda. Marko kutsuti konsulteerima ühe erahobuse õpet ja õpetamist rakendisse. Et see oli ka ainukene põhjus. Hoolimata sellest, et ta ikkagi on pedofiilias süüdi mõistetud, teie ratsakoolis käib 100 õpilast. Ja selles mõttes tänase informatsiooni valguses ma pean ütlema, et see ei olnud väga hästi läbimõeldud otsus ja me siin teeme omad korrektuurid. Mida see tähendab? See konkreetselt tähendab seda, et seda projekti me Marko Villemsoniga ei jätka. Ja enam teda siia territooriumile ei lubata? Kas ma teda päris keelata saan, see on selge, et eks me omavahel võime kokku leppida, et see võib-olla ei ole päris hea mõte. Ma võin kinnitada, et meie ratsakooli lapsed, õpilased, ka kliendid on hästi hoitud ja turvaliselt hoitud. Pedofiilid käituvad väga usaldusväärselt, nad suudavad lastest tekitada väga suure usalduse, nad on väga suured sõbrad neile ja ka sinule. Kui see asi plahvatas, siis võib-olla nädal ennem seda olin ma lapsega võistlustel, kui ma nägin ka Markot seal ja kõik oli väga ilus ja lilleline. Et ta ei tekita kordagi, ei tekitanud kahtlust, et ta võiks kuidagi väärkohelda. Seadus ei luba pedofiilias süüdi mõistetud isikutel lastega töötada. Antud juhul siis kinnitab Ratsakeskus, et see isik töötas hobuste, mitte lastega. Et milline on siinkohal politsei seisukoht? Jah, et politsei on selles osas ratsakooli juhatajaga suhelnud ja hetkel teadaolevalt ei ole isik tegelikult lastega töötanud ja on lihtsalt seal territooriumil siis nii-öelda käinud. Kui kellelgi on mingisugust informatsiooni selles osas, et isik oleks osalenud siis õppetegevuses, siis sellest kindlasti politseile teada anda, et siis saame alustada menetlust, et siis välja selgitada täpsemad asjaolud. TV3 uudistega oma tütre lugu jaganud ema ütleb, et on tänulik selle eest, et nende perele pakuti riigi poolt kohe psühholoogilist abi. Meil läks aega umbes 2 aastat, et sellest taastuda, et me saime oma eluga edasi minna. Kas tänaseks temas on jäänud midagi? Kindlasti on, aga eks see näitab tema järgnevad suhted, kuidas see trauma talle on mõjunud.